Nii, täna teeme selliseid väikeseid popasid, mille tald on heegeldatud ja ülemine osa on kootud soonikuoes. Nii, ning selle popa pikkus, natukene hägune joonlaud, on põhimõtteliselt 9 sentimeetrit. Kasutan praegu sellist suhteliselt peenikest kristalllõnga. On ka selline pakend. Millegipärast mulle meeldib see värvitoon, et siis tundus hea mõte sellega teha. Nii, et kõigepealt siis hakkame heegeldama talda ning talla heegeldamiseks loome kõigepealt vajaliku arvu silmuseid. Nii, panen heegelnõela peale niidi, teen keeru, võtan lõnga heegelnõela peale ja tõmban silmusest läbi. Nii. Seejärel loon kokku 15 silmust. 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15. Tegin siis heegelketi. Nüüd alustame esimese rea kodumisega ning selleks siis teen ühe silmuse kõrguseks ja teeme kõigepealt poolsambaid. Võtame lõngakeeru heegelnõela peale. Lähme siit samast 15. Ja 15. silmusest läbi, veerd jälle peale. Nii, ja siis, nüüd läks natuke palju, ühest läbi ja teisest. Ja tuli selline ühekordne keerd silmus. Ja nüüd teeme järjest siis kuni siia lõpuni ühekordseid silmuseid, et siia viimasesse teeme siis 3 ühekordset sammast. Esimene sinna on tehtud. Võtame jälle keeru peale, teeme järgmise. Jälle keerd peale, järgmisest silmusest läbi. Nii. Järgmine. Nii, jõudsin vahepeal heegeldamisega siis siia 14. silmuse juurde ja nüüd siis on jäänud üle 15. Teen siia siis 3 ühekordset sammast. Esimene. Teine. Ja 3. ka samast asjast läbi. Nii. Nüüd läks natukene lõngaga. Ning kuna mulle enamasti ei meeldi niite väga sisse ajada, siis mulle meeldib edasi heegeldada niimoodi, et ma üksiti peidan ära ka sellesama üleliigse lõngajupi. Et siis jätkan heegeldamist siin nüüd 14. Ja vaatan, et samal ajal jääks sinna vahele ka see algusniit. Siis rahulikult kuni jällegi alguskohani välja. Hoidisin seda lõngajuppi niimoodi, et ta oleks hästi lähedal ja iga kord siis, et see jääks ka siia vahele, siis ei pea hakkama päraspoole eraldi seda lõngajuppi peitma.
siin oleme kohe varsti lõpus. Mõned silmused veel. Ja siis lõppu jõudes, et samas see, kus me tegime selle ühe samba kõrgust, tuleb teha siis kindlasti ka üks sammas veel juurde. Ja siis kus me tegime selle kõrguse selle esimese samba vahelt. Algust peegeldab uuesti. Võtame siis korra läbi ja tõmbame otsa kinni. Tekib selline tallaalus. Järgmisena teeme ühe silmuse kõrguseks ning siin nüüd selle esimese samba peale teeme 2 kinnissilmust. Tõmbame läbi, tõmbame lõnga peale, teeme läbi ja tõmbame veel. Ja teisega. Täpselt sama. Nüüd me jätkame niimoodi, et iga samba kohale tuleb 1 kinnissilmus, kuni me jõuame siia lõppu, kuhu me tegime siis 3 ühekordset sammast. Siin 3-st tuleb siis teha igasse ühte 2 kinnissilmust, et siis siia tippu tuleb kokku siis 6 kinnissilmust. Ja siis liigume siit tagasi ja siin siis nende sammaste peale tuleb ka meil teha siis topelt. Nii, aga nüüd siis 2 asja tehtud ja jätkame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 tehtud, see on meie 1, 2 ja 3 15. Ning siia siis teeme kõigepealt 2, 1, on täpselt samast august sisse, 2, nii järgmises samamoodi 2, 1 ja 2 ja siis jälle 2, 1 ja 2. Nii ja nüüd rea lõpuni põhimõtteliselt jälle siis ühekordselt. Seda me täis pikalt ei näita, et panen vahepeal natuke video pausile ja siis jätkan. Nii, siin olen siis jõudnud rea lõppu ning siin all on siis üks ühekordne sammas ja siis see kõrguseks loodud baas. Ning see ühekordse samba kohale teeme siis 2 kinnissilmust. 1 ja 2. Ning sinna kõrguse kohal teeme 1 kinnissilmuse. Nii, 1 ja seejärel siis, mis me siin kord tegime kõrguseks, et võtame, kinnitame siis sinna oma rea ära. Lähme jälle heegelnõelaga sealt läbi, võtame lõngast kinni, toome siia poole ja tõmbame kohe ka siit läbi. Nüüd asume 3. rea kallale. Siin on nüüd juba rohkem tegutsemist ja natuke rohkem erinevusi. Kõigepealt teeme 1 kõrguseks, seejärel kõrval olevasse kinnissilmusesse loome 1 kinnissilmuse, järgmisesse loome ka 1 kinnissilmuse. Nii, ja siis me loome lisaks veel
8 kinnissilmust, nüüd kokku siis järjest tuleb 10 kinnissilmust, 2 on olemas, 2. ei, nüüd läks midagi metsa. Kaks on olemas, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8. Nii. Nüüd järgmisena teeme 3 ühekordset sammast järjestikustesse silmustesse. Võt siis 1, 1. Jälle silm kerd peale. Teine ja 3. Järgmisena teeme 3 kahekordset sammast. Võtame 2 keerdu peale. Tõmbame neid lõnga läbi. Võtame keeru jälle peale, tõmbame silmusest ja esimesest keerust läbi. Seejärel võtame jälle lõnga peale. Tõmbame silmusest ja teisest keerust läbi. Ja viimaks võtame jälle keeru ja tõmbame mõlemast taasest läbi. Esimene kahekordne sammas sai tehtud. Teeme teise kahekordse samba. Nii. Ja 3. kahekordne sammas. 3 kahekordset sammast said tehtud. Nüüd järgmistesse kuute teeme igasse 1-2 silmust. Siia, teine, 3, 4, 5, 6. Nendesse kuute, siis igasse 1-2 kahekordset sammast. Esimesse kahekordne, 1 sai tehtud ja kohe ka teine. Esimesesse on 2 kahekordset sammast tehtud, järgmisesse ka 2. Kolmandasse. Ja neljandasse ka. See tuli 5 ja 6. Nii. 5. Nii, praegu on ta siis selline. Parvastus juba päris lai. Järgmisena 3 kahekordset sammast, siis 3 ühekordset sammast kuni 14-ndani nii-öelda justkui. Ehk siis 8 silmust, ühekordset kinnissilmust ja siin lõpupoole on vaja jälle teha mõnes kohas siis 2 kinnissilmust
esimene kinnissilmus, kahekordne, teine ja kolmas. Seejärel üks jälle ühekordne ühekordne sammas, järgmisesse veel üks ühekordne sammas ja ka kolmandasse ühekordne sammas. Nii, läks natuke mets jälle, tuli metsast tagasi. 8 kinnissilmust. 1, 2, 3, 4, 6, 7 ja 8. Nii, ja siin on meil veel 1, 2, 3 põhimõtteliselt. Ja siia teeme siis 2 kinnissilmust ühte aasa. Järgmisesse ka 2 ja 2. See viimasesse siis 1. Nii, ja siin, kus siis me tegime kõrguseks 1. Sealt lähme heigelnõelaga läbi, võtame kiire peale ja tõmbame lihtsalt kinni. Esimesed 3 rida on tehtud. 1 rida veel. Edasi võtame, teeme ühe silmuse kõrguseks, seejärel järgmisesse 10-sse teeme kinnissilmused. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8. Ühekordsed sambad. 10. kinnissilmus ka. Väike puterdus jälle. 10. kinnissilmus ka. Siis 3 ühekordset sammast. 1, 2 ja 3. 3 ühekordset sammast tehtud. Järgmisena 5 kahekordset sammast igasse. Kaamera taga heegeldada on paras väljakutse. Esimene kahekordne sammas sai tehtud. 4 veel. Nii, 2 on tehtud. 3. 4. ja 5. Nii, 5 kahekordset sammast sai tehtud, eespool peab olema 3 ühekordset sammast ja siis on kinnissilmused. Järgmisena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-sse. Tulevad siis igasse siia avavusse 2 kahekordset sammast. Nii hakkame tegema.
kogu aeg läheb heegelnõel. Jälle kaamera hoidmisvahendi vastu. Pärast pole siin näidata, mida ma kasutan selle jaoks. Nii, 2 on esimesse tehtud. Nii, teise esimene, teise teine, kolmanda esimene, kolmanda teine, neljanda esimene, neljanda teine, viienda esimene, viienda teine, kuuenda esimene ja läks metsa. Kuuenda esimene, kuuenda teine, seitsmenda esimene, ja seitsmenda teine. Nüüd igasse sellesse avavusse 1 kahekordne sammas ja 5 tükki järjest, et 1, 2, 3, 4, 5. Üks, kaks, kolm, neljas natuke virtsutab, 4, ja 5. Nii, järgmisesse 3, siin eelmise 3 ühekordse samba kohale teeme siis ka seekord 3 ühekordset sammast. Kolm. Seejärel teeme jälle edasi kinnissilmusid, et siin lõpupoole tuleb meil mõnes kohas teha siis 2 kinnissilmust ühte kohta. Aga kõigepealt siis teeme 10 ühte avavusse järjest, 10 järjestikusesse avavusse 10 kinnissilmust. 1, 2 läks metsa. Nii, esimene kinnissilmus tehtud. Teine, kolmas, kaheksas, 9. ja 10. Nii, 10 tehtud. Nüüd järgmisesse 1, 2, 3 teeme
igasse ühte 2 kinnissilmust ja viimasesse sinna teeme jälle ühe ja siis kinnitame ära. Üks, kaks, teise esimene, teise teine, kolmanda esimene, esimese neljandasse, üks, lähme siit läbi. Nii, võetame sealt lõnga peale, tõmbame läbi ja tõmbame siit ka kohe. Nii, ja selline siis see tald on. Tõmbame natukene lõnga praegu pikemaks. Nii, kui panna joonlaud siia peale, siis on 9 natukene peale. Kui ma võtan nüüd selle talle, panen siia peale, siis on ilusti sama suur. Reegutuuga või siis 9 sentimeetrit ja natukene peale. Ja järgmisel me jätame siin selle lõnga ilusti kinni. Ja nüüd on meil vaja hakata siis looma see silmuseid, et me saaksime edasi minna kudumisega. Selleks on meil vaja siis kudumisvarrast, aga ka heegelnõelu. Me justkui heegeldame ja samal ajal ka kuulme, et siin esimene silmus on nii, nagu ta meil on. Selle joonlava kaugemale ära, välja peab ka. Nii, ja siin siis võtame siit läbi, tõmbame ilusti lõnga. Üks võimalus on see, et sa võtad kohe pärast seda, kui sa lõnga läbi tõmbad, lemmikest silmuse, paned ta kohe varda peale. Nüüd on juba 2 silmusse. Järgmiselt jälle lähed läbi, tõmbad siia poole ja ostad näiteks varda. Aga kui sa oled natuke mugavam nagu mina, siis on võimalus see, et lähed läbi, tõmbad, jätad heegelnõele peale, lähed läbi, tood järgmise niidi. Niimoodi saab päris mitu teha ja päris pikalt, enne kui tekib vajadus siis varda peale tõsta neid. Nii, sest lihtsalt on vaja, et sul oleks võimalik see heegelnõel niimoodi läbi lükata, et sellepärast need peenikesed on väga head. Ja siis nagu päris kudumisvardaga, et lihtsalt tõstad üle ilma kudumata praegu. Nii. Ja niimoodi tuleb siis terve ring peale teha kõigele sellele. Kuna kõik ühele vardale ei mahu ja see ei olegi eesmärk, et siis näiteks paigutad ühe varda pikalt siia, teise varda siia, kolmanda siia ja neljanda siia. Mul on praegu siin varraste peal 58 silmust ning töö käigus siis tuleb juurde tekitada mul 2 silmust. Et siis on täpselt sama palju silmuseid kui eelmisel tööl. Ning tulebki hakata lihtsalt kuduma. Ning kõige esimene rida lihtsalt parempidised silmused. Nii. Siin siis tuli teha 8 silmust. See rida ülesse. 8 rida on siis tehtud. Oluline on meeles pidada seda, et kogu aeg, et see koht, kus alustasid, et see oleks siin eristatav täpselt sama koht, kus sa heegeldades kogu aeg rida juurde kasvatasid, et siis on hea jätkata järgmiste kihtidega ning edasi tegutseda siis selle sokipealsega, nii-öelda sokisüssi. Alguses siis tuleb jällegi kududa siit varem vahel, kuni siis siiani. Siin teha esimene kokkuvõte. Koos nende äärmistega on kokku siis 11 silmust, et vahele jääb siis 9 silmust. Nii siin jälle siis kokkuvõtmisrida tuleb meil
et siin me justkui koome soki kanda, võiks niimoodi öelda. Mitte päris kanda, aga see kanna kokkuvõtte osas. Ja kui see saab tehtud, siis see on tehtud 4 rida niisama ringselt jälle ja siis kahandatud augud sisse ja tehtud siis sääris. Paneme selle praegu sinna kõrvale ja hakkame siis keskenduma sellele, et saaks tehtud talle ilusti see sokinina. Sokinina, popanina, kuidas keegi öelda tahab. Nii, alustame siin siis kudumist. Kõigepealt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ja 24 on meil siin. Praegu 24-ndaga ära. Selle silmuse tõstame üle keskmisele vardale. 24 on seal. Vaatan, palju meil siin on praegu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Võtame hetkel siit juba 11. Ja loendame ära, palju meil jäi siis siia ja siia kokku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Väga hea. Nii, siin on 25 ehk siis, kui vaatame seda popat niimoodi, siis siin vardal on mul 24 silmust. Siin on praegu hetkel 11 ja need 2 siin kokku on 25. Tundub küll väga kummaline, aga ilusti klappima hakkanud küll. Ja siit, kui me vaatame, tuleme siit ülevalt alla. Natukene midagi kinnitas. Nüüd vaatame. Tuleme siit justkui ülevalt alla. Ta jõuab siia. Selle kohani, kus meil on siin 1, 2, 3 seda ühekordset sammast. Ja siit, kui hakkame üles minema, siis jõuame enam-vähem siia. Nii, siin on need 11, 3, 6, 7, 8, 9 on need, mis jätkavad siis mustrit ning äärmised on siis need, millega me hakkame kahandama. Ennist ma tegin siia 24, aga üks sai ikkagi üleliigne. Algust tuleb jätta siia 24 ning siia poole siis 25. Ning seejärel võtame korraks siit selle 24. tagasi, paneme siia vardana. Ja nüüd tuleb natuke nuputada seda, et kumba pidi oli õige kokku võtta, et ta jääks ilusti siia silmus. Võtame praegu siit eespoolt, tagantpoolt lähme sisse, võtame siit peale ja võtame siit need silmused kinni. Vaatame, kas jäi ilusti. Ja et hakkab küll hoidma siia poole. Nii, nüüd tõstame korraks selle sinna tagasi, tõstame selle ka. Ja kui me nüüd hakkame kuduma, siis praegu me hakkame ainult selle keskmise vardaga siin kuduma. Võtame siit selle, tõstame siit üle, mis me tõstsime, et see varasemalt kootud ja siis see kokku kootud silmus. Nii, nüüd koome ära siit need 9. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9. Ja nüüd siinpool justkui on 10, on ju. Ja kui me siin need ka juurde loeme, siis on natuke rohkem, aga neid me praegu ei pea lugema. Nii, siin me kõigepealt tõstame korraks selle siia ja siis võtame sealt ühe silmuse juurde. Kuna ma natuke olen mugav kududes, siis ma ikka soperdan päris palju igasuguseid veidrusi. Nii, tõstsime siia üles. Ja nüüd on vaja meil siis see kokkuvõtte kalla läheks sinnapoole. Lähme siis siit praegu kahest mõlemast eespoolt läbi. Võtame suuname natukene. Võtame longa juuste peale ja tõmbame nendest kahest läbi. Nii, ja jäi sinnapoole. Nüüd võtame, sikutame siit veel ühe silmuse siia juurde. Nii, praegu kokku võtta silmus on see teine. See on lihtsalt üks tühi silmus, mis me tõstsime üle, et kui me nüüd koome tagurpidi siia nurka tagasi, siis me saame siitki kokku võtta, siis me tõstsime siia ka ühe silmuse lihtsalt üle. Kui me pärast peale teise reaga tuleme siia tagasi, on meil siin väga hea kokku võtta, sest meil on siin juba see silmus olemas, see lisasilmus, mida me siis kokku võtta tuleb. Keerame töö teistpidi. Video kvaliteet tundub ka päris vilets. Nii. Seejärel praegu koome ainult siis seda nii-öelda nina pealset. Tõstame selle esimese lihtsalt üle, sest see ei puutu meisse üldse praegu. Seda läheb meil alles järgmisel järele. Nii, ja nagu kududes ikka, siis nii-öelda esimest me ei koo, et seda, mis me ennist kokku võtsime, seda me praegu ei koo. Ja siin on siis jälle 9 silmust. 1, 2, 3. Joo. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 9 silmust, mis me siis lihtsalt läbi kudusime. Siin on näha seda silmust, mis me siis ennist kokku võtsime ja see üleliigne silmust, mis me lihtsalt tõstsime sellele vardale. Et siin oleks meil mugavam kokku võtta. Vastasel juhul, et kui meil ei oleks seda ennem ära tõstnud, siis me peaksime tõstma siit vardalt siia ja siis saaksime selle ära kududa. Nii, ja siin nüüd tuleb jälle nuputada seda, et kummalt poolt tuleb minna, et ilusti õigesti tuleks siis see silmus sinna. Ja võtame sealt tagantpoolt ja tõmbame siis niimoodi läbi. Vaatame, kas tuli õigesti. Ei tulnud. See on asi, mida ma kogu aeg ära unustan. Kumba pidi tuleb kokku võtta, et oleks ilus. Nii, kuna see on seal, tõstame korraks lõnga siia. Lähme uuesti siit läbi ja võtame siit poolt justkui teeks vahendidiselt kokku võtta. Nii, et kui me keerame selle teisele poole, siis me näeme seda, et tuli, keerame töö teistpidi, siis me näeme seda, et tuli ilusti õige kallakuga. Nii. Nüüd järgmise rea tegemiseks supertähe nagu ma olen. Tõstan jälle ühe sealt siia vardale ajutiselt, siis võtan jälle selle, mis me tõstsin üle, see, mis kokku sai võetud, siia tagasi. Nii, ja teeme nüüd esimesed, jälle 9 silmust kududa ja siis kokku. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 silmust kootud. Nii, ja siin on see kokkuvõttesilmus ja see, mis me tõstsime juba varasemalt siia üle. Ja siin siis lähme tagant, võtame peale ja toome läbi ilusti kokku. Jälgime seda, et tekiks ilusti silmus. Kui ei taha, siis ei pea siin seda silmust vahepeal üles tõstma. Et võib ka teha siis vabalt niimoodi, et ei tõsta teda kohta üle. Näiteks kui ma ei tõsta teda üle, siis lihtsalt võtangi keeran töö teistpidi, siin on mul see kokku võetud silmus, tõstame selle lihtsalt uuele vardale üle, teeme 9 silmust, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 ja jõuame jälle siia, siin on see kokku võetud silmus. Nii, siin on siis see kokku võetud silmus ja siin on see, mis on siis ülearune. Oleme siis jälle niimoodi läbi, võtame lõngakeeru peale ja tõmbame läbi. Nii, teeme siis niimoodi, et me praegu siin ka ei võta siis silmust juurde. Et siis ma saan korra näidata, et kuidas ilma minu moodi soperdamiseta saate ka teised teha. Nii, sai ilusti kokku võetud, vaatame, et kallaku oleks õige. Tõstame silmuse üle ja koome 9 silmust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja nüüd selleks, et me saaksime siin kokku võtta, kas siis võtad selle sama vardaga, kus see kokku võetud silmus on, tõstad üle siit selle vardud silmuse, et need 2 oleksid ühel vardal. Või siis oleksid võinud vahepeal tõsta sellele vardale ja siis juurde ja siis tõsta tagasi. Päris palju puterdamist. Nii, ja siis lähme siit nendest mõlemast silmusest läbi, lõngakeerd ilusti varda alt, nii, ja tõmbame läbi. Jälgi seda, et oleks kallap. Nii, jälle keerame teise poole. Võtame siit selle silmuse, tõstame üle. Kuna mul on siin esimene silmus parempidi, mis mul tuleb teha, siis liigutame lõnga vastavalt nii nagu vaja. Üheksa silmust ära kududa ja siis jälle kokku võtta. Seda viimast niisama kududa ei saa, et see tuleb siis kokku võtta. Ja kui teha ilma selle soperdamiseta, nagu ma ennist kõige esimesena näidetes tegin, siis tuleb siit lihtsalt selle vardaga. Nii. See üle tõsta sellele vardale. Et igaüks teab, kuidas tal mugavam on. Mulle meeldib teda näide soperdades teha. Nii, lõng siit poole varrast, siit läbi, lõngakeerd peale ja läbi. Tõmmata, nii, äpstegi.
praegu on mul siis tehtud 1, 2, 3 põhimõtteliselt 4, 1, 2, 3, 3 ikkagi, 3 kokkuvõtmist. Kui ma vaatan nüüd sedasi, mis siin on tehtud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kokkuvõtmist. Et niimoodi siis tuleb jätkata, kuni on 10 silmust kokku võetud. Ning siis peaks meil alles jääma 40 silmust. Et kogu see ala siin peaks olema 40 silmust. Igas suunas justkui 10.